On kena pühade aeg ja ilmselt pühade laual on kindlasti ka omal kohal sellised ilusad kuldsed pudelid, aga kindlasti me nuriseme selle üle, et toiduainete hinnad kaupluses tõusevad. Miks nad tõusevad? Üks on hinnatõus üldine, aga teine on see, et varastatakse ikkagi kohutavalt. Varastatakse valimatult, varastatakse väga suurtes kogustes. Milline on siis läbi kaupmeeste olnud see aasta kaubanduses? Võib öelda ette, et see on olnud keeruline ja üha keerulisemaks läheb. Aga palun, värske näide elust. Tallinna Õismäe. Kodanik siseneb kaupluse alkoholi osakonda ja hakkab usinalt korvi laadima rummipudeleid. Mis seal ikka? Ju on suur jänu. Edasina aga enam kaupluse vaateväljast ei ole lihtne. Mees need varastab. Kallid rummid saadakse aga õnneks kätte. Varastatakse rohkem varastatakse juba toitu kui alkoholi. Kõike läbisegi ja valimatult. Kui nahaalseks vargad on läinud? No vargad on väga nahaalseks läinud. See on karistamatuse tunne täiesti on peal, et markantsemad näited on see, kuidas naisterahvas läheb kassajärjekorrast välja ostukorviga, mis on kallist alkoholi täis laotud ja mitte ühe korra. Tal on mitu sellist juhtumit, kus kohas ta läheb korviga välja. Oleme kätte saanud, enda kauba tagasi saanud, naine on minema jooksnud, edasi tegeleb politsei. Kui pikalt, seda me ei tea. Probleem on ikkagi väga tõsine, mis toob meile kaasa siis nii majandusliku kahju kui ka siis pideva tegelemise nendega. Ja nii nagu kaupmehel on kiire aeg jõuluajal, nii on ka varastel kiire aeg, sellepärast et nemad ka soovivad teenida ja teavad, et rahvast on kauplustes rohkem ja võib-olla nende vargus ei jää niimoodi kohe ekraanile või ütleme valvekaameratele, et loodetakse siis selle rahvamassi sees toime panna varguse. Summad, mille eest inimesed varastavad või vargad varastavad, kindlasti on suurenenud. Ei ole tavatu, kui avaldusega tuleb sisse selline 700 kuni 1000 eurot ostukorv, millega täiesti julmalt jalutatakse kauplusest välja. Taas üks näide seekord organiseeritud vargusest. Üks ja seesama seltskond liigub erinevate kaupluste vahel ühe ja sama fooliumiga vooderdatud kotiga. Politsei peab varga kinni, kuid üsna pea on ta juba uuesti uues kohas ja uues linnas vargil. Käiakse perekonneti ja on tegutsema spetsiaalsed grupid, kes siis teatud isikute tellimusel varastavad just seda, mida tellitakse. Nad liiguvad üle Eesti ja see teeb nende jälgimise keerulisemaks. Nad on kogu aeg olnud. Aeg-ajalt nad kaovad ära. Arusaadavalt on kas siis tegutsejad on saadetud puhkama vahepeal, on nad ära kadunud kuhugile teatud põhjustel, aga nad on kogu aeg olemas olnud, kogu aeg pildis. Vargad, kes 2-3 aastat tagasi käisid nagu üksinda vargil, võtsid kas siis enda tarbeks või siis sõbrale või mingi varastasid 1-2 asja, siis need on liitunud ikkagi selliste grupeeringutega, kus nad siis teevad grupiviisilisi vargusi. Küll on aga sellel aastal juulisemalt arenenud üks ja väga nukker trend. Mis veel on märgiline? Märgiline on see, et vargad muutuvad üha nooremaks. Kõige noorem vargil käia kaupluses, mis on fikseeritud ja tabatud, on olnud 6 aastane. Nii et sellised mänguplatsid enam noori ei tõmba, on vaja minna poodi varastama. 5-aastane, 6-aastane poiss jõudis 3 korda poes käia, taskut täis toppida endale minema minna. Neid lapsi on päris palju ja see on ka täiesti arusaamatu juba, et kas see on siis nagu lastel väljakutse mingi või on see mingi selline, mõtlevad, et on mäng, et nad ei saa aru, mida nad teevad. Nad tulevad, itsitavad, vaatavad, asjad taskusse jooksevad välja, aga tegelikult on nad ju toime pannud kuriteo. Lapsed tahavad mänguasju, lõhuvad pakendid ära, sest need ei mahu neil ranitsasse ja hiljem vanemad siis maksavad kinni selle kauplusele vastu tahtmist. Loomulikult nad ei ole arvestanud, et nad selle asja ostavad lapsele. Teismelised tüdrukud väga palju kosmeetikat. No ilmselt aitab. Sellisel juhul küsib juba vaataja, küsib ka kaupmees, kus on politsei. Miks sellised juba ühiskonnast eraldatud pole? Aga vot ei ole. Politsei saab varguste teateid aastas keskmiselt 13 000. Lõviosa tõesti nendest moodustavad kaupluse vargused ja tunnetuslikult täitsa on aru saada, et see trend, et kaupluse vargused on kuidagi läinud tihedamaks, suuremaks, on täitsa olemas ja politsei ressursi jaoks täiesti tunnetatav. No, mis saab päris öelda, et politsei ju midagi ei tee, et politsei Põhjaprefektuuri näitel iga 3 kuu tagant kohtub suuremate kaupmeestega. Alati lepime kokku sihtmärgid, kes on siis kõige rohkem peavalu valmistavad vargad meil konkreetselt ja katsume siis nad alati sellise aasta jooksul ära realiseerida. Et neid vargaid, kes väga suurte kahjudega, väga suurte episoodidega toimetavad,
julgen väita, et sellel aastal on täiesti toredasti politsei poolt kõik paigutatud sinna, kus on kõigile kõige kindlam. Kõige kindlam, need on aga väga suured tegijad. Teine probleem kaupmeeste vaates on politseijaoskondade vaheline kommunikatsioon. Täna varastab varast Tallinnas, homme Ida-Virumaal, aga see vakt menetlemisel pole alati politseile teada. On olemas teatud hulk vargaid, kes tõesti mööda Eestit liiguvad, siis nende isik ei pruugi olla alati Politsei- ja Piirivalveametile teada, mis tähendab seda, et isegi kui see juhtum registreeritakse ja mingil põhjusel politseipatrulli sinna reageerinud ei ole või teda ei ole sinna kutsutud, siis väga tihti ei ole ka selle juhtumi taga ühtegi nime, mistõttu ei saa seostada siis võib-olla Ida-Virumaal või Tartumaal toimunud vargust just nimelt Põhja prefektuuriga. Kokkuvõtteks kaupmehed rassivad turvata, kaalutakse selvekassade osakaalu vähendamist ja vähendataksegi. Politsei proovib, menetleb, aga erilist edu pole. Ikka ja jälle tullakse vargile. Kokkuvõte on jube, tuleb ilmselt nentida siin selle loo peale, aga mis siis aitaks? No loomulikult aitaks seaduse muudatus, aitaks karmim suhtumine neisse inimestesse, kes varastavad, aga selge on see, et kõigega tegeleda ei jõua. Kaupmeeste poolt vaadatuna on uus aga AI-tehnoloogia, mida siis võetakse kasutusele just varguste avastamisel ja juba on kauplustesse olemas. AI profileerib väga hästi selle varga käitumise, profileerib selle, mis ta teeb ja tegelikult sellest on juba väga suur abi olnud. Ilmselt see on tulevik.